Slava, suurepärane algus hooajale, et kuidas sa selle tänase väga magusa viigipunkti ja kõva võitluse ise peale mängu kokku võtad? Olen väga uhke oma mängijate üle, et näitasid ilusti sisu, et ei olnud lihtne mäng. Esimene poolega olime ikka päris suure surve all ja ei saanud oma pallimänguga nagu üldse hakkama. Siis muidugi see esimese poole lõpus karistuslöök ja värav, värava riietusruumis on alati selline emotsionaalselt laastav meeskonna jaoks, aga me poisid olid tublid, kogusid ennast ja tegime mõned korrektuurid ja lõpus riskisime teisel poolel, tegime mõned vahetused ja tõstsime natukene mängijate asetused ülespoole ja selle tulemusena saime viigi kätte. See esimese poole lõpu värav tõesti oli siuke klassikaline riietusruumi koll, et seal oli vist natuke Andreal ka seda infot ei olnud, et Eesti liigas sellise jalaga vend leidub. No peame üle vaatama, et esimene emotsioon, et ikkagi liiga kaugelt löödud värav, et selle distantsi pealt peaks väravat ikkagi kontrollima seda löögi trajektoori, löögi tugevust, et võib-olla natuke jäi magama, aga peab muidugi ka tunnustama väravalööjat, Kruglov oli vist et väga õnnestunud löök, aga ma arvan, et sellised väravaid ei tohiks tulla. Ma usun, et lisaks sellele viigipunktile teeb sul eriti head meelt ka see, et võrreldes eelmise aastaga, milline meie kaitse täna välja nägi, et kuidas poisid võitlesid viimase veretilgani ja ikkagi väga raske oli tegelikult Levadial läbi murda. Ei, absoluutselt, et ma ütlen veel kord, ma olen väga uhke oma mängijate üle, et me oleme väga palju taktikalist tööd teinud talvisel ajal, hooajate valmistusperioodil ja poisid on kaitsefaasis kõvasti juurde pannud. Aga ärme unusta, et see on alles esimene mäng, et alles pikk hooaeg on ees, et võtame mängu kaupa ja eks muidugi eesmärk on ikkagi värav puhtana hoida. Aitäh, Slava, ja lähme siit rõõmsa tujuga edasi. Ja, aitäh.